Ta on alati väga särtsakas ja kui mul on näiteks tuju kehv, siis pärast tundi ma lähen rõõmsa tujuga minema. Inimesena minu jaoks on ta hästi soe. Temas on mingi tabamatu salapära, mingi selline erakordne sisemine helgus ja kiirgus, mida ma sõnadesse panna ei oska, aga see on selline asi, mis hästi soojendab või hoiab hästi teeb südamele pai või selline hea soe tunne on alati temaga suheldes. Ta kogu aeg areneb ja ta tahab areneda ja seda on näha. See, kuidas ta käitub õpilastega, see, kuidas ta räägib sinuga, see, kuidas ta iseennast kogu aeg motiveerib ja tänu sellele on motiveeritud tema õpilased. Üldiselt selline inimene, kes mõtleb väga positiivselt, et see ongi veel üks asi, mida ma võin öelda, mis innustab mind. Minu jaoks Helen on hästi kindlameelne. Tal on väga sellised selged vaated ja tõenäoliselt need muutuvad ajas. Mulle jääb alati selline mulje, et ta igal hetkel tegelikult teab, mida ta tahab. Ta on väga mitmekülgne, temas on nagu seotud sellised erinevad tahud, et kui õpetaja vaatest vaadata, et siis ta on hästi täpne, süvitsi minev, hästi analüütiline. Klassijuhatajana näiteks, kui ta seisab oma õpilaste ees ja tal on väga kindlad veendumused, siis on teda väga raske ümber veenda, et ta on väga põhimõttekindel ja kirglik. Temaga on väga huvitav rääkida näiteks üleüldistest arengutest, et kuidas koolis võiks edasi minna või mis uuendusi teha või et selles mõttes ta on hästi sütitav, genereerib ideid ja sealt temaga on hästi tore niimoodi koos minna. Mulle väga avaldab muljet Heleni armastus oma töö vastu ja ma arvan, et see on väga tähtis õpetaja töö juures. Pühendab tegelikult palju aega selle peale, et aru saada sellest inimesest, miks ta niimoodi mõtleb ja kuidas teda aidata. Temaga on mõnus töötada ja sellepärast see, kuidas ta elab sellega ja kuidas need proovid toimub, kuidas ta päriselt keskendunud sellest, ta on näha, et ta elab tantsimisega. Mulle tundub, et ta loeb päris hästi inimkeha ja ma ei pea siin silmas mingeid füüsilisi omadusi, vaid just nimelt psühholoogilisi omadusi, et ta oskab märgata pingeid, ta oskab õigel ajal tagasi tõmmata, kui on vaja. Just selles mõttes ta tundubki mulle, et ta on toonud mingit uut mõtteviisi pedagoogikasse või kas ütleme, et tema sihtgrupp on balletitantsi, et sinna balletitantsi ja pedagoogikasse sellist dünaamilisemat mõtteviisi. Et ei ole ainult üks võimalus, alati on rohkem võimalusi suhestuda teiste inimestega ja suhestuda õpilastega. Tal on olnud julgust rakendada sellist uutmoodi pedagoogilist lähenemist ja võib-olla mitte isegi ainult sellist läbimõeldud pedagoogilist lähenemist, vaid just nimelt inimesena inimlikkuse pakkumist õpilastele, et vähemalt kõrvalt vaadates tundub, et Helen on väga hästi leidnud selle tasakaalu, kuidas isiklikult head suhet omada oma õpilasega ja samas siiski olla ka see range õpetaja, kes ikkagi lükkab seda noort hinge ja keha sinna suunas, kuhu siis on vaja lükata. Kui sul on näiteks raske midagi õppida ära, sa ei suuda näiteks midagi koordineerida, siis ta tuleb ja aitab sind ja sa saad koos temaga sellest probleemist jagu. Tundub, et ta tunneb vastutust valdkonna ees ja tahab seda tõesti edasi arendada, mitte siis ainult isegi oma panusega, vaid et just nimelt kaasa aidata sellele, et valdkond tervikuna ja eriti siin Muba koolis saaks edasi minna. Ta on võtnud eesmärgiks, et ta on ka klassiõpetaja, et ta toob külalispedagooge või aitab kaasa sellele, et külalispedagoogid saaksid siia tulla. Ja see kõik on väga oluline ja see ei ole ju tegelikult lihtne, kas või õpetaja töö kõrvalt, mis on nagunii väga väljakutsuv töö juba, et seda kõike veel juurde teha ja Helen teeb seda. Aga see näitab seda, et tal on mingi sellise terviklikuma pildi vaade ja soov ja jõud ja ka oskus seda siis ellu viia. Helen on kindlasti tõestus sellest, et kui sa targalt millegi nimel töötad ja pingutad, siis see toob tulemusi ja ikkagi on väga palju võimalikku teha ja saavutada. Kui Helen oleks balletiliigutus, siis minu arust ta võiks olla frappé. Pilatese tunnist alati harjutus 100. Selline
Tiibatmaan. Jeté, sest kui ma olin väike, meie klassis oli probleem see, et kõik väga nõrgad tegid jeteed ja siis me väga palju selle peale töötasime. Glissad, sest et koos Heleniga me õppisime väga pikalt ja väga täpselt ära glissaadi. no ma arvan, et relevé. 100% harjutus 100. võib-olla sellist ühtset liigutust ongi raske välja tuua, aga dünaamika. Port de bras, aga vabas vormis loodud port de bras, mitte see väga kanoniseeritud, vaid just selline hästi voolav, hästi loominguline, niisugune kaunis port de bras.